Hello, I just finished organizing. Everything is now in boxes. I just need to buy some more because everything didn't fit, but I have my memory cards, flash extensions, hard drives, GoPro stuff, everything sorted out. And while organizing, I realized that I haven't uploaded lately. So I got one idea, but I have to call my friend Luigi. The phone call is in Estonian, but everything will be translated down here. So let's see if he can answer. Kuidas läheb? Kuidas läheb või? Jah. Peaks magama minema varsti, mul midagi erilist. Kuule, mäletan ma õigesti, et sul oli plaanis mingi enese käsilevõtmisplaan või mingi siuke värk? No, see plaan on tegelikult pärast iga seda Spartakiaadi vaata. Jaa, okei. Kuule, aga mul on paar mõtet, et me tulen läbi ja arutame seda asja. Räägime, mis sul plaanis ja siis... On ju? Kuule, aga selge. Kuule, ma olen seal varsti. Okei. Davai, ciao. And this was it. So, let's go. And we have arrived. Let's see if we can get in. Hello? That was easy. Okay. What you gonna do when Mick-Nap comes? Hello? Mick-Nap. Tere? Tervist. Nii, räägi, mis sul plaanis on siis? No, tähendab, plaan ikkagi selles, et sina oled terve elu sporti teinud, on ju. Ma olen nagu kõik muid asju teinud peale spordi, aga tahaks ka nagu hea välja näha, et terve elu on ikkagi siuke veine võlleka sees on, Et oleks ilus lahti saada seda enam, et selline märgiline sündmus nagu 35. juubel on nagu suvel tulemas ja ma ei tea, mõtlesin, et teeks midagi lõpuks ometi. Ehk siis võtaks sellest viimast või? Millegi jaoks energia on siia ju talletatud, et teeks, et võiks lahti saada, et mis ma sellest ikka hoian. Sul motivatsiooni on selleks? Ja ikka on, muidugi. Sporti veel ei ole eriti teinud, küll aga näen, et kas või siia 3. korrusele tulek ikka tõmbab pulsi, mõneks minutiks päris lakke, et ma leian, et see ei peaks nii olema. Ja miks ma helistasin lihtsalt oligi see, et meenus, et sa tahad mingi sugust teha. Ma tahaks videosid teha, kui teeks sellest mingi seriaali, äkki sul oleks rohkem motivatsiooni või siis vähem võimalust tagasi hüpata. See annaks kindlasti juurde seda kohusetunnet ja järjepidevust või nii võtta. Okay. Et kokkuvõttes motivatsioon ka, et ma ikkagi tunnen ennast nagu jube pahasti, kui ma näen, et ma olen nädal aega ma olen jälle mööda lastud ja polegi midagi võtta, et kaal reeglina pigem tõuseb, kui et nagu langeb. No, eks ta ikkagi põhieesmärk on see, et see inimene, kes peeglist vastu vaatab, et võiks nagu endal ka meeldida. Praegu ei meeldi. Vaata need juuksed oled valgeks. Jah, sellega saab nagu hetkeks tähelepanu kõrvale juhtida, aga tegelikult tahaks hea välja näha. Okei, ehk siis põhiline, et kaal ei ole oluline. Kaal ei ole oluline, jah, selles mõttes, et nagu need spordimehed ütlevad, et see nii-öelda lihaste ja rasva asjad tasakaalu, et tegelikult on nii, et peeglis sa kaalunumbrit ei näe, peeglis sa näed ennast, et sa tahad nagu hea välja näha. Tõsi ta on, sest valeda pole. Mis su see ideaal on? Ideaal oleks see, et antud juhul ma pean nagu mingi pikkusega habet kasvatama, et see topeltlõug või selle
topeltlaua poeg hästi välja ei paistaks. Ja et noh, nagu köhtu poleks, vaata. Aga teeme enne ja pärast pildid ka. Ja ikka muidugi. Enne oled siis selline. Ja siis milline pärast seda saab pärast näha. Aga kas paned mingi kuupäeva ka paika, millal see peab olema saavutatud nii-öelda see, et sa endale meeldid? Juubel iseenesest on 20. august. Ja kui täna on 18. veebruar, siis panekski täpselt pool aastat. Ehk siis 18. augustil võiks olla siis see nagu joone alla tõmbamine. 18. august. Kusjuures ma ju tegelikult mingi aega hakkasin täitsa tegelema ikka päris palju sai joostude värki. Seal oli ka, seal ma tabasin ära selle kollektiivse sellise nagu efekti, vaata. Et oli eesmärk siis mingid kilomeetrid täis saada, aga seal tekkiski see sama asi, et kuna ma olin liiga raske tegelikult jooksmiseks ja siis ma nagu lihtsalt lõhkusin liigesid. See on hea, et sellest aru saab, paljud ei saa sellest aru, et... Ma sain väga valus, ma sain selles mõttes väga valus õppetunni, et siis ma nagu, mul oli valus käia lausa mingi 1,5 kuud. Siit ka info teistele, et kui sa tunned, et sul on midagi siin, siis sa ei pea selleks kohe jooksma hakkama, piisab ka intensiivsetest jalutuskäikudest, et mitte oma põlvi lõhkuda. Huvitaval kombel mul isegi põlved ei läinud valusaks, vaid puusaliigased. Ja pärast seda ma hakkasin väga tuugalt ikka jälgima, et kui vähega võimalik jooksen muru peal ja nagu et pehmelt astuks ja nii. Aga kuna jäi, nagu ma ütlesin, mul oli nagu käiagi valus 1,5 kuud, siis see nagu sisse harjumus, see kadus ära. Ja siis igast muid hädasid tekkis ka, mis nagu sportimist, tegelikult sugust kestvus sportimist pärssid, no see sama puuporelioos ja kõik need asjad. Iseenesest mulle jooksmine meeldib. Mitte nii väga see tegevus, vaid see, mis ta nagu annab, et aitab igast mõtteid puhastada ja tihti peal ongi see, et tuled töölt koju, esimese asja on tõmbad nagu jooksma. Päris paljud mingid, pseudoprobleemid ei tunne enam üldse mingid probleemid. Teeb nagu enesetunded ja kõik jutud nagu oluliselt paremaks. Räägi, kuidas sa kavatsed seda siis saavutada? Ma nagu ka ju vahepeal, kui ma seda jooksmise challenge'it ja neid seal tegin, siis enesetunne läks kõvasti paremaks. Küll aga ma ise vähemalt ei näinud. Osad on öelnud, et ka mingi välimus võib-olla muutus, aga mingit suurt kaalumuutust ma ei näinud, et nüüd vist peaks midagi toitumisega ette võtma samas. Ma pole mingi kõvem personaaltreener ega toitumisnõustaja, aga minu arust on nii, et sa kulutad rohkem, kui sa sööd, siis su kaal langeb. Kui sa aktiivselt liigutad, siis see läheb kiiremini. Samas ei tohi ka ära unustada olulisi toitaineid, siiski sööma peab, näljutada ei tohi, peab liigutama ja nii ongi. Aga ilmselgelt peab nagu väike mõtlema seda, et ei olegi nii, et iga kord kui kööki asja, siis ühtlasi külmkapi ka lahti ja Kõige tähtsam on kehaga kuulata. Ehk siis sa vaikselt saad aru, mis toitaineid sulle sobib, mis ei sobi. Alguses alustaks kindlasti jalutuskäikudega, ma soovitaks. Nii palju kui mina olen aru saanud, et siis peaks juhtuma üks moment see, et sama pulsi juures näiteks kilomeetri läbimise aeg väheneb. Just. Okei. Ehk siis su süda hakkab sellega vaikselt ära harjuma. Nagu me rääkisime, siis umbes 6-7 kuud on aega, siis peaks tegema umbes iga kuu ühe video. Ja siis ma üritan kuvada kõike, mis sa selleks teed. Ehk siis teeme natuke toitumist, kuidas sul läheb, kuidas sul treeningutel läheb ja siis vaatame jooksvalt arengut. Ehk siis me näeme pilte enne ja pärast ja siis kaalulangemist, kas üldse toimub midagi. Ja kindlasti ma ise nagu isiklikult ootan kõige rohkem ikkagi seda nagu alguse ja lõppu nagu võrdlust. Et isegi kui see näiteks kaal väga ei muutu, siis ma loodan, et pilt muutub. Kindlasti muutub. Äkki need bandeeritud juuksed on välja kasvanud või midagi. Kui kehaga midagi ei johtu, siis vähemalt juuksed just. Võt. Aga siis lähme kaaluma ja tänaseks kõik. No okei. Ja siis tegudele. Igatahes. Olgu. Teed kaalu puhtaks, jah? Et siis saab nagu puhtalt lähelt alustada. Õige.
123,9. Noh, on suuremaid numbreid nähtud, aga midagi rõõmustavat sellest kindlasti ei ole. Siis kui ma veel rohkem kaalusin, siis mul ei olnud mõttes ka liigutama hakata. Et praegu vähemasti on mingid mõtted.